Nii kallid sõbrakesed, rallifännid. Täna ma loen teile õhtujuttu. Saaremaa ralli esimene päev on peaaegu läbi saanud, aga õhtujutt kulub marjaks ära. Vot niimoodi, okei, amatöör on Saaremaal. Kõik on okei, ma olen väga ilusas vahvas kohas, jälle sama koht, kus eelmine aasta. Ilusti sõbrad pakuvad öömaja ja on väga vinge värk. Aga et mis läks kehvasti amatööril, kehvasti läks see trallipark, ilmselt jõudsin liiga hilja, ma ei saanud seal põhimõtteliselt mitte kedagi kätte. Kõigil on kiire ja loomulikult see on ka arusaadav, nii et nüüd ma ei teagi, kuidas homse päevaga saab. Kas ma saaksin ka kellegiga juttu rääkida või ei saaks või. Aga kuna mul siin väike videokene tehtud on, ma käisin nimelt seda Moskvitši vända teemat uurimas, ma lubasin minna kontrollima. Käisin. Vaata, kus Nuiamäel auto teinud raisk. Mina sellega küll sõitma ei lähe. Sellega. Näed, siin on minu pilt on peal siin. Tule vaata, minu pilt on siin. Näed, minu pilt on pandud. Näed, minu pilt. Hurraa! Oi, Nuiamäe, sa oled tubli. Kurat küll. See värv maksis 500 000. Oh, kurat küll. See on küll hästi, see on vägev auto. See on auto. See on auto. Pa kinni. Nägid. Ma lähen luuran, siis nad ei näe, kuidas ma lähen sinna vaatama. Niimoodi. Näete? Nõlvaku poissega. Vaadake nüüd, et Nõlvaku poisil ei ole nii palju raha olnud. Ta pole siukest värvi pandud, nagu on Nuiamäel pandud. Näed? Näed sa, jah? Vaata nüüd. Näete? Nendel on tugitooliumid siin sees. Väga vinged tugitooliumid. Näete? Näed, nüüd ta lõhub rehvi, teeb katki. Teeb rehvi katki ära ilusti. No vaadake nüüd, kui täppisteadus see on. Nii. Nii. No palju paneme? 9. 9. Veokatel on 9. Õnneks ei ole nii suurt koormat seekord. Okei, pane 7,5 siis. 7,1 praegu oli, panem 6. 6, okei. Aga päriselt on palju selle pannakse? Sükke 2-3 vahel enam-vähem olenevalt millega siis kus sõidab. Okei. Siin on külmevilm ka võib-olla 85. Läheb vähem üles temperatuur. Oota, aga sul on nagu sõiduauto täna see suverehv või? Need lähevad õhtul linnaks alla. Okei. Iga punkt on arvelega. Soo. Te nagu niimoodi ei tee, et teil on nagu kartell ja olete kokku leppinud, kes kuna võidab või? Ei ole. Mis asi see on? Ei no lihtsalt niimoodi, et mängu ilu mõttes, et siis lepite omavahel kokku, et kõik räägivad, arvavad, et need mehed lepivad omavahel kokku. Ja päris sigulistega sõidab. Okei. Aga ei, selles mõttes on jah. Katsume ikkagi maksimumi võtta sellest asjast siin, et ei ole hullu. Mul on täna nii kehvasti läinud, ma ei ole kellegiga rääkida saanud. No niimoodi. Ma lubasin, et ma lähen kontrollin. Kas siin on, mehed on siin nüüd. Nii. Räägib nüüd välja, vänt on kaasas või? Aga kuidas sa tehnilisest läbi said siis? Maha jäi, jah. Aga tehnilisest, miks need läbi lasid su siis? Ma ei tea. Peab küsima. Sa saadanas, no näete, mind ei kuula mitte keegi ja pärast on jälle starter tuksis ja nad ei saa käima panna seda autot. Vaata nüüd, no mis lähed mehed? Aga noh, paraku Söörenil seal teisel katsel tundub, et mingid suuremat sorti puu jooksis tee peal ette. Ma arvan, et vaevalt, et ise sinna vastu sõitis, aga see on kindlasti sinna tee peal jooksis ette, nii et pilti ma nägin, et auto on palju viga saanud, aga noh, jah, midagi teha ei ole, ikka juhtub. Kahju muidugi see, et seal paistsid vähemalt pildi peal vigastused siuksed, et korda seda ilmselt siin öö jooksul teha ei saa niimoodi, et ralli on läbi, saavad nautida nagu
ütleme, rallikülalised saavad nagu mina nautida, vaadata, tunnetada seda melu ja kõik ilusti ole. Sai väike drooni värk metsa vahele üles lastud, olid ka päris vahvad kaadrid, mulle endale meeldisid. Pärast hakkas liiga palju pimedaks minema, kuna mul siuke väga pisikene, tillukene droonikene, siis ta pimedas kardab, et eksib ära ja siis ta võib hakata ise seal maanduma mingist imetükke tegema, siis ma tõin ta igaks juhuks sealt ära veel, et ei jätnud teda. Aga mis nüüd on kõige tähtsam? Nüüd on see, ma lubasin ka, et ma ütlen, milline on see minu spekulatsioonid. Okei, ma ei ütle spekulatsioonid, siin ühele vaatajale üldse ei meeldida, iga kord kirub mind, ma näen sõnumid või paneb sinna kommentaaridesse talle nagu mingi vimm minu vastu, aga ütleme siis minu luulud või et minu fantaasiad või mis. Ma just seoses sellega, et Rovanpera ära läheb, nüüd et tuli see uudis välja, et läheb. Ma ei mäleta, ma otsin seda videot, aga minu arust ühesõnaga need, mis on Rally Estoniast kuni siiani tehtud, seal ei olnud, aga siis on vist ilmselt selle aasta alguse poole kuskil. Ma kunagi otsin üles selle, kuna see täpselt oli, kui ma seal õudsed spekulatsiooni tegin, järjekordselt luulusid nägin, et siis ma ütlesin, et Rovanpera ilmselt lõpetab selle aastaga ära. Ja siin on erinevaid, ma osad on siin väga vihased, et mida ja kurat, ja siis ma olen vaidnud, ütlen, kuule, et mis on, et mees on noor ja jumala äge ju, teised väljakutsed on ees, et ei ole mõtet matta kogu aega ära, kui oled juba vana mees, ei saagi midagi proovida. Et räägime nüüd sellest, et Rovanpera teema kõigepealt. Esiteks, mõelge, kuhu ta läheb, mida tegema hakkab. Ta hakkab ringrada sõitma terve hooaega Jaapanis ja ta hakkab sõitma Toyotaga. Nii. Kui te mõtlete seda, milliseid YouTube'es postitusi või siukseid ka nagu minu moodi siukseid videosi on teinud, kuidas Coulthard ja Häkkineniga koos on seal käidud talvel kalapüüdemaies ja värki ja kuidas nad seal kihutanud ralliautoga jääraja peal ja värki, mis teeb, siis ma arvan, et ongi plaan on seal Rovanperal midagi sellist, ta tahaks tegelikult F1 sõita, aga selge on see, et vormeli jaoks on kogemust vähe ja sellepärast ongi, et sõidabki. Ilmselt ta saab selle Toyota päris pealikuga hästi läbi ja läheb sõidabki selleks kogemuste saamiseks, sõidab kõigepealt Jaapani ringrada, võib-olla aasta, võib-olla 2. Ja kes ütleb seda, et siis ei lähe F1 või ei istutada teda kuidagi mingi valemiga sinna F1, kui ta näitab häid tulemusi, ütleme 1 või 2 hooaega Jaapanis selles või sõidab näiteks praegu, ma ei tea, kuidas need vormelite need seal klassid on, aga sõidab 1, siis teeb aasta jälle kõrgemale ja mul on millegipärast siuke kuri kahtlus, et just arvestades sellega, et ta on siin Coulthard ja Häkkineniga enne ka koos videosid teinud ja asju, et mul on millegipärast siuke kuri kahtlus, et ta tahab F1 sõita. Eks siuke päris unistus on, et tahaks ka tulla F1 maailmameistriks, aga seal muidugi oleneb see, üks auto, kuidas on, mine tea, aga ma arvan, et kogu see asi ongi, see äraminek ja värk ongi siukene üks suurem ja pikem projekt jälle ja seda talle ette ei saa, ma arvan, see on jumalast vinge värk. Aga seoses sellega, võt siin mõned ka mingid videod tagasi ma rääkisin sellest, kui seal tuli juttu, et kuskilt jooksis läbi, et kui räägiti nendest lepingutest ja asjadest ja kuidas Otil asi on, et siis Ott oli just nagu kuskil pool öelnud, et on. Kõik käituvad erinevalt. Mehed on sauna, jutt ju pooleli. Ilusas saa nagu räägid kõigile. Okei, panen lasen selle läbi kindla peale. Kallale ka kohe. Mina käisin ära pealt. Vähitiigis. Okay. Kallale ka kohe. Jah. Saaremaa on.
niimoodi oli väike reklaamipaus vahepeal Saaremaa spaast metsas. Okei, kuhu ma nüüd jäingi. Et ja ega mina olin ka ära unustanud selle, mis ma olin talvel spekuleerinud siin, et Ott Toyotasse ja nii. Aga ma arvan, praegu ongi see päris suur siukene tõenäosus, et Ott ja Martin sõidavad Toyotas ja muidugi siis kõik ütlevad Solbergi teema, kõik ütlevad, ei Solbergi näed, tal tuli hästi. Ma arvan, et okei, juba käib kõmu, juba räägitakse äkki, et isegi Rauno Paltser kuskil ütles välja selle, mitte kui fakti, aga et rääkis ka, et käivad mingid siuksed kõlakad, et Ogi panebki tõsiselt enda selle karjääriks lõpetab selle aastaga ära, et värgi, et siis ei ole üldse probleemi Solberg sinna sõitma panna. Aga fakt on ka see, et kui võib-olla Ogi tulebki, sõidab jälle just nagu alustab siukse pooliku hooajaga, siis on nagu osa hooajast on niikuinii autovaba ja keegi ei välista ju seda, et saab ju vahepeal pajarit jätta koju harjutama või takamuutot koju jälle harjutama, jätta midagi tegema, kodutööd tegema või värki peale tunde koristama, nagu öeldakse. Ja ma arvan, et Solberg istuks ka. Aga mis minu jaoks on veel suurem ja vingem teema on see praegu. Okei, oletame, et Ott lähebki Toyotasse. Siis on küsimus, kas Hyundai jätkab 2 autoga või jätkab 3 autoga. Ja vaat see on nüüd teema. Kui jätkab 2-ga, on kõik selline. Okei, sõidabki 2-ga. Nagu Ford. Aga kui sõidab 3-ga, siis tahaks teada, keda istutatakse sinna 3. autosse. Ja vaat see on suure ringi küsimus. Niimoodi, daamid ja härrased, amatöörid. Spekulatsioonide foorum on alanud. Kõik võite kirjutada. Juhul, kui, ma ütlen niimoodi, et muidu mina esitan küsimuse, juhul, kui peaks Hyundais vabanema koht ja Hyundai jätkama 3 autoga, siis kes istutatakse sinna 3. autosse? Selle peale võiks tegelikult siukese vägevalt niimoodi, et kõik panevad oma arvamuse värgid-särgid. Selle peale peaks täitsa mõtlema auhinna panekut. Peaks täitsa mõtlema. Mis puudutab muidugi nüüd seda, veel selle ma ütlen ka kähku ära, mis puudutab see, mis on Kesk-Euroopa ralli, tahtsin öelda Lõuna-Eesti ralli, aga Kesk-Euroopa ralli, siis ma ei tea, ma vaatan, kas ma jõuan selle kohta ette mingi tea, aga nüüd see küsimus tuleb ikka. Igal 10 juhul saan öelda, et auhinnaks on, siin sõber Ivo pani, ma siin panen kirjad pärast juurde veel, et täpselt kuidas selle firmakese nimi on, kes pani, on see matkatool, millel amatööri logo on seal selja peal. Et siukese toolikese saab siis seekord ja veel suvist klaasipesu vedeliku Baltoili poolt. Aina ka kindlasti, aga vaatame, see on kaugem tulevik. Selle videokse ma tahtsin taha kindla peale siit Saaremaalt ära teha ja üles panna. Ja okei, ma hakkan kohe imekiiresti seda kohe klippi siin üles monteerima ja siis saan mina ka sauna minna. Nii et elagu Saaremaa, siin on tõesti vägev ja ütleme niimoodi, et just nagu mitte pikk, aga mõnus puhkus. Niimoodi, et ruulime täiega. Palju parem vaadata siit. Mis see ilus? Siis
jääb vähem peale, siis hakkab keerama. Ei, seda küll, me näeme nägusid. No ja. Kaardilugeja on. Sõna seda kõrgi on peale saanud. Siis jääb kurgi. Poleks välja leida praegu. Kolver jah, mine Petrile. Kui ta niimoodi kavatsed sõita, siis tuli küll ei ole. Tuli õieti. Ei, siit see nägid, kust võttis selga tuli. See oli kõsek. Egoni. Siia lihtsalt. Ei, selles mõttes selle kohas on täitsa risti. Tegelikult peaks tulnud niimoodi õige tee. Liiga varigeerib. Tänakul läks põlema.
minutit on vaja.